Tere taas, meie kallid kuulajad ja vaatajad. Oleme jõudnud pärast väga pikka aega tagasi stuudiosse, aga sellel on olnud väga hea põhjus, kuna Helenal on olnud käed, jalad tööd täis oma beebi sünnitamisega. Ja see on siin teie ees. Meie värske lapsevanem ja autor Helena Koit on meiega stuudios. See on nüüd küll kõige parem sissejuhatus ever üldse. Jah, ma ei oskagi kohe midagi öelda. Paus on olnud pikk ja beebi on laual ja tegelikult ega see beebi, naljakas enda kohta, beebi on siuke parem paks teine. No vanasti öeldi paks laps, ilus laps. Ja ma olen viimastel päevadel avastanud, et mul täiega meeldib ta kohta öelda, et ei ole paks, sisukas on tegelikult. Aga jaa, et täitsa uskumatu lugu, aga täitsa päris on. Et see on tegelikult siuke 1,5 aastat teekond ja enne seda on siuke nagu jubeel aastaid teekond olnud, et mul on nii hea meel, et ta kuidagi on nii paljusid kõnetanud ja siis kohe varsti hakkab ta juba jõudma uutesse kodudesse, nii et siuke täiesti uskumatu teekond minu jaoks. Kui sa sooviksid ka seda raamatut endale, siis me otsustasime, et me loosime välja ühe raamatu järgmises osas kõikide liitujate vahel, nii et kui sa soovid endale ka raamatut koju, siis liitu meie kanaliga ja siis järgmine kord on võimalus võita. See on ka hea, et sedapuhku on siis esimest korda nii, et subscribe ja siis järgmine kord saadame ühe pühendusega tiputeele. Nii et kui sa ei ole veel jõudnud ostmiseni, siis see on üks võimalus või tahad saada mõnele sõbrale head jõulukingitust teha. Jep. Ma tean, et Helena, sul oli midagi südame, millest sa tahtsid rääkida. Mul on kogu aeg südamel asju, millest ma tahan rääkida, lihtsalt need kõik tavaliselt ei mahu kunagi ühe korraga kuhugi ära, aga mul on täiega olnud südamel. Tegelikult natuke ka põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin, et mul on erakordselt hea meel ja natuke endiselt veel uskumatu, et human design ongi Eestis nii populaarne ja ma usun, et muutub veel populaarsemaks ja asi tegelikult ei ole human designis endas, vaid pigem selles väärtuses, mida see süsteem saab siis luua, kui seda targalt oma ellu rakendada. Ja põhiteema ongi just nimelt sellel ellu rakendamisel. Et sa juba naerad, on ju, et tegelikult ühest küljest on naljakas, teisest küljest on nagu natuke kurb, et human design on tegelikult loodud olema eksperiment ja ma kuidagi väsi seda korrutamast ja minu jaoks on see nagu hästi-hästi oluline ennekõike sellepärast, et minu teekond human designiga algas just nimelt sellest eksperimendi poolest. Et me võime jah öelda, et 3-5 on ju ja kõik tuleb omal nahal järgi proovida, enne ei saa rääkida sellest, aga ma olen nii palju näinud seda, et see süsteem on võimalik endale detailselt selgeks teha ja me oleme kõik hullult, meid on väga hästi õpetatud või õppima, on ju, et eesmärk ei ole õppida human design selgeks või õppida selgeks kõik, mida sa enda kohta teada võid saada ja seal on nagu väga palju väga põnevaid nüansse, aga see ongi nagu sellest kõigest ei ole tegelikult mitte mingit tolku, kui sa ei hakka rakendama ellu seda kõige võib-olla pinnapealsemat, aga samas ka kõige fundamentaalsemat osa human designist. Ma eile mõtlesin ka selle peale, et ma olen 3 aastat seda nüüd õppinud, on ju, ja ma enam-vähem juba saan nendest asjadest kõigest aru, mis seal on, aga neid tasandeid on veel ja mina projektorina olen läinud väga süvitsi, enamus inimestel pole seda aega või seda huvi, aga mis on selle juures kõige olulisem olnud, on see, et kui palju vabadust see on mulle andnud, kui kergena ma täna ennast iseenda kehas nagu tunnen, kui avatud südamega ma tunnen, ma elan nagu, et järjest rohkem ma ei tunne, et ma pean sundima ennast kuskil suunas, et ma ei pea ennast jõuga läbi viima, vaid elu kannab mind ja aitab mind, et kui sa nagu õpid kuulama seda sisemist tarkust, siis see annab tõesti vabadus, et selles mõttes on see alapealkiri väga õige. No ja sellepärast, et tegelikult naljakas, et praegu vabadus on hästi-hästi teema, on ju, aga suurim vabadus minu vaatest on tegelikult päriselt elada iseendana
et just nimelt see, et me ei ole siin selleks, et õppida, kuidas õigesti elada ja me ei ole siin selleks ka, et kuidagi nagu püüda elada kellegi teise elu või kopeerida kellegi teise mingisugust nagu eduvalemit, on ju, et meil kõigil nagu sinul sealpool ekraani on ka võimalik luua enneolematu elu, nagu päriselt meie elu on selles mõttes nii habras ja nii püha ja see on igaühe meie enda individuaalne looming. Ja päris kurb on nagu, et meid ei ole õpetatud seda looma ja me tihtipeale ei oska seda hinnata, väärtustada, peab vaata juhtuma midagi sukest hästi kolossaalset või hästi raputavat, enne kui see kohale jõuab, et minu vaatest ongi, et suurim vabadus on elada iseendana, on nagu aru saada, et ma tegelikult päriselt oma valikute, oma otsustega, et ma saan mõjutada elu enda ümber ja minu valikud loovad selle teekonna, ma saan alati ümber valida. Et see, mis on toonud mu tänasesse, pea olema see, mis viib mind järgmisesse päeva, eks ju. Et selles mõttes ja meil hästi palju räägitakse ju sellest ka, et mis annab sulle vabaduse, on ja ma arvan, et kõik on praegu kuulnud seda, et investeeri siia või tee nii või kühvelda need miljonid kokku, on ju, täiega miljonite kokku kühveldamine on ju, aga nagu see ei pruugi anda sulle mitte mingisugust vabadust ju, et tegelikult see tõeline vabadus algab seest poolt ja kui sa avastad, et suurim vabadus on tegelikult see, kui sa päriselt õpid kuulama iseennast ja toetuma nendes elulistes valikutes iseendale, et ma nagu, ma olin vahepeal tegin niisuguse võib-olla pikema pausi või et olin kuidagi nagu natuke rohkem eemal ka sotsmeediast. Ma olen seda püüdnud nagu regulaarselt teha ja nüüd ma olen nädal aega totally back olnud ja ma saan aru, et this is crazy, et seda müra on nii palju ja nii palju on praegu neid igasuguseid juhiseid ja nõuandeid ja tee nii ja siis on naa, on ju, ja anna oma tähelepanu siia ja hoia oma tähelepanu seal, aga kuidas siis Helena, kuidas valida siis? No vot siia ma tüüringi seda paati pika sissejuhatusega, on ju, et tegelikult see tee vabaduseni on usalda ennast. Et tegelikult suurim vabadus on olla ise ja ise saab olla ainult siis, kui sa õpid päriselt kuulama, usaldama ennast. Ja kuidas käib? Kuidas iseenda usaldamine käib? Teeme see 3 sammuga ja siis on tehtud, on ju. Et siin tulebki tegelikult mängu see human designi, nii-öelda ühest küljest kõige pinnapealsem tasand, aga samas ka tegelikult siuke vundament, on ju. Ja praktilisem pool. Ma olen nagu hästi palju seda rääkinud, et kui sa seda strateegia autoriteetvärki oma ellu ei rakenda, siis on nagu tore. Et ma olen tegelikult ka, ma olen nii palju kuulnud inimesi rääkimas, et nad teavad juba kõike human designist, okei, aga kas sa elad ka seda? Et kas sa nagu midagi sellest rakendad oma ellu ka, et kas sa nagu sakraalse tüübina, kas sa võtad nagu päriselt korra peatud ja vaatad, et kas sa rihid vastupanuga mingis suvalises suunas või kas üldse märkad, millele sa vastata saad, et kas kogu selle teadmiste ja müra juures ja selle tegemise juures, et kas sa ka naudid, et see strateegia autoriteet ja see kipub nagu nii väga ununema ja ma praegu näen, et ongi popp ja seal ongi väga palju kihte tasandeid ja mul oleks hästi kahju, kui human design küll muutuks populaarseks Eestis, aga jääks hästi pinnapealsele tasandile. Et et ma saingi oma mingisuguse võib-olla, ma ei tea, 30 lehekülge mingi kirjaliku repordi, on ju, lugesin selle läbi, okei, ja ongi kõik, on ju. Et selles suhtes, et neid mingeid astroloogilisi kaarte ja jumal teab, mis iganes muid süsteeme on väga-väga palju, aga laias laastus on see, et me peatasandil teame juba enda ja maailma ja kõige kohta piisavalt, et küsimus on selles praktilises rakenduses ja tegelikult sellepärast sel samal põhjusel tegelikult see raamat sai ka kirjutatud ja sellel samal põhjusel ka siuke paksuke, on ju, ja energiatüüpidest ja just nimelt ennekõike siuksest strateegiast, autoriteedist ja erinevatest eluvaldkondadest, et ma olen nagu, ma hakkasin seda tegelikult kunagi kirjutama just nimelt selle taotlusega ja see oli peaaegu 1,5 aastat tagasi juba, et küll oleks hea, kui see päriselt jõuaks kas või selle ühe inimeseni, keda see nagu päriselt liigutab ja inspireerib ja julgustab astuma neid samme, et okei, et ma lähen proovin, ma vaatan oma sellises argi igapäevaelus, et kuidas ma saan nagu, ma ei tea, näiteks algatamise asemel vastata, on ju, või siis manifestorina pidevalt ootamise asemel võtta see väike initsiatiiv ja proovida, mis siis saab, kui ma informeerin ja lähen ja lubangi endal teha seda, mida ma teha tahan. Et see
et sellepärast ma püüdsingi ta kuidagi võimalikult lihtsa ja sellise hästi, hästi inimlikuna kirjutada, et vähem sellist võib-olla HD tehnilist terminoloogiat, rohkem niisugust nagu ja lihtsat keelt. mis ma ise ka näen, et hästi oluline, et ongi, et võtta vahepeal elus neid pause, et saada aru, kus sa ise üldse oled või nagu mida sina üldse tahad, sest selle tänapäeva infomüra ja selle tohutu kiiruse juures on nii lihtne sinna inertsist jääda kuskile rattasse ja siis järsku teed mingeid asju, mis ei ole üldse tegelikult, mis ei tee sind õnnelikuks ja mis ei paku sulle rõõmu. Aga kui sa ei peatu, siis sa ei saa sellest aru, et see pauside võtmine ja arusaamine, et mida siis nagu sina päriselt tahad, ma arvan, et on väga suur kingitus. Vaata, kui kummaline on see, et kunagi me elasime ajal ja see on üldse nii ammu, kui info oli defitsiit. Noh, et sa pidid nagu kuidagi leidma oma tee infoni ja nüüd on nagu infot nii palju, et sul on tegelikult vaja korralikku sisemist kompassi, et mitte hulluks minna ja õppida eristama seda, millele anda tähelepanu sellest, noh, millest on lihtsalt sihuke, et müra, jätan kõrvale, liigun edasi, on ju. Ehk siis strateegia autoriteet. Et tegelikult strateegiatest ma tegin eraldi video, mis on YouTube'is olemas, et ma võib-olla nagu energiatüüpide strateegiatest ei taha praegu nii pikalt rääkida, aga ma tegelikult täiega tahan toonitada, et kui vähegi human design on sind kõnetanud ja isegi siis, kui sa oled spetsialist ja sa tead väga-väga palju ja sa aitad teisi inimesi, ma päriselt ole hea, et püüa ka seda strateegia autoriteet osa mitte jätta päriselt tahaplaanile, sest see on see, mis tegelikult loob muutuse, et meil ei ole vaja mingist hetkest, kui sa juba elad selles joondatuses, kui sa saad selle nõksu kätte, et mina ja elu ja minu loomulik toimimisviis ja minu loomulik suhe elu endaga, siis tegelikult ei ole vaja enam siin mõelda, et millisele kvaliteedile ma toetun või ma ei tea, mis energia see nüüd on ju, või mis kanali kvaliteet see on, et siis nagu see lihtsalt on. Et human designiga on tegelikult sama lugu, et kõigepealt jah, meil on vaja nagu sellel tasandil õppida, on ju, sest me opereerime sellega, mitte kehaga, on ju, ja mingi hetk on nagu see unlearning on nagu hästi oluline osa, on ju, et sa nagu saad need siuksed nagu võib-olla mingid, ma ei tea, kargud või abirattad ja mingi hetk on nagu aeg nendest ka lahti lasta ja siis on lihtsalt see, et sõida. Et see sõitmise pool. Aga autoriteedid. Ma tahaks hästi kiire sükse sissepõike teha, ja ma tean, et sa naerad. Ma tean, et sa naerad, kõik alati kiire ei ole minu teema, ma ütlen ka, et Helena teeb kiiresti raamatu valmis või Helena kiiresti teeb väikse memo, on ju. Kõik naeravad. Helena teeb 3-tunnise Zoomi ja siis 5 tundi hiljem. Aga ikkagi püüame teha kiiresti. Okei. Räägime siis autoriteetidest. Jaa, räägime autoriteetidest. See on kusjuures üks näljakas asi, millega ma hästi põrkusin, sellepärast, et see on esimene asi, mida on toimetatud, on ju, et kõik mingid postitused või mingid koolitusmaterjalid, mida ma olen teinud, neid ei ole ju toimetatud. Ja ma olen teadlik, et seal on vähemalt 2 kirjaviga, mille ma tuvastasin. Just saying, aga päriselt written by people ja edited by people, on ju, aga autoriteet oli üks asi, millega ma hästi põrkusin toimetajaga ja täiega ma nagu avaldan austust talle, sellepärast, et human design ja mingid terminid ja värgid, et ei ole lihtne toimetada seda ja lähebki vastuollu õigekeelsus, on ju. Et autoriteet eesti keeles, autoriteedile viidatakse kui mõju võimsale välisele mõjuvõimse positsiooniga isikule, on ju. Miski, mis tuleb sinust väljaspoolt. Just nimelt, ja meile ongi ju õpetatud, et autoriteet on miski väline ja meil on antud need normid ja reeglid, on ju, et sa tunned autoriteetse inimese, ma ei tea, mingi kõrghariduse, on ju, diplomite, mingisuguse positsiooni, ameti, mis iganes rahaliste saavutuste asja, et mille järgi sa tunned ära autoriteetse inimese, on ju, ja et kui sa nüüd kohtad seda autoriteetset inimest ja tema annab sulle mingid nõuanded või mingid juhiseid, siis teda tuleb usaldada üle kõige. See on tegelikult see, mida siis meile väikesest peale on õpetatud ja tegelikult kool ju opereeribki nii, on ju. Et õpetaja teab, on ju, tal on õiged valed vastused ja kui sina ei vasta nii, siis järelikult. Et see oli esimene sõna, mis esimest korda siis, kui toimetaja selle mul tagasi saatis, siis ta ütles, et me seda sõna sisse ei saa jätta, et see tuleb asendada, on ju. Et human designi võtmes autoriteet
kõige suurem, kõige usaldusväärsem autoriteet ja ma ütlen, et isegi mitte ainult human designi võtmes, vaid tegelikult, et enda elu autoriteet talub ikkagi, enda elu autoriteet tasub olla ise, et seda sellist väge ja positsiooni ei tasuks mitte kellelegi teisele ära anda. Et ma olen väga-väga palju korrutanud seda, et jaa, kui sul päriselt hammas valutab, siis ei ole mõtet hambaarstiks õppima hakata, on ju, või kui sul on, ma ei tea, kodus vaja põrand välja vahetada, siis tõesti, küsi nõu kelleltki, kes on selle valdkonna spetsialist, aga otsus, et mida sa näiteks selle haige hambaga teed, on ju, või et millise põranda sa siis lõpuks ikkagi maha paned. Või millise hambaarsti juurde sa valid. Täpselt, et selle otsuse teed sa ju ikkagi ise. Ja vot see on see hästi oluline asi, et ma ei räägi, et nüüd cut off välisest, on ju, ja jäärapäiselt ainult mina ise ja täiesti kurt kõigele, aga et otsused ja valikud. Ja vot see on see jõud, mille me hästi tihti ja samas ka vastutus ja vastutusega käib kaasas ka seesama vabadus, on ju, et see on miski, mille me väga tihti endale märkamatult anname ära. Kas siis oma vanematele või sõpradele või elukaaslastele või ma ei tea, mingitele kolleegidele üle, kellele iganes. See vajab suurt julgust võtta vastutus oma valikute eest. Jaa, aga need esimesed sammud on ainult hirmsad ja sellepärast ma ütlengi, et strateegia autoriteet, et human designiga on see, et sa saad hakata seda harjutama, sa saad proovida seda väga väikeste lihtsate asjadega, et mina ju hakkasin strateegia autoriteeti päriselt arbuusidega harjutama. Nagu see arbuuside koputamisest ma ei saanud kunagi aru, ma ei osanud kuidagi nagu. Ja me oleme rääkinud siin sellest ja ma olen saanud päris palju tagasidet, et inimesed on katsetanud ja on töötanud. No vot, et ma tahangi öelda, et see ei tähenda seda, et sa pead nüüd nagu tudamäksu huuks ära minema ja viska nurka kogu oma mingi päris elu. Ei, aga võta ja lihtsalt proovi teisiti. Kui toimib, siis toimib, kui ei toimi, siis sa oled vähemalt proovinud. Sest ka autoriteete usaldades on võimalus saada vastu näppe. Mina olen enamus kordades elus saanud just sellepärast vastu näppe ja ega ma siis ei ole kedagi süüdistada ainult iseennast, et mina kuulasin teisi nagu. Vähemalt kui ma iseennast kuulen, siis see on minu elu. Ja vaata, mina olen ka nagu olnud kuidagi seda meelt, et nii-öelda nii heas kui halvas on, et vahet ei ole, mis see kogemus on. Aga vähemalt see, et ma näitan, tegelikult ongi, kui ma teen ise selle otsuse, et ega ma näitagi näpuga ju kuhugi, et ma õpin ühel või teisel moel, on ju. Ja mida ma olen väga kogenud, on see, et isegi siis, kui sa toimetad strateegia autoriteedi kohaselt, see ei ole alati lilled ja präänikud. Et mõni kogemus ongi siuke ekstreemsem, aga tagantjärgi, või vähemalt mina räägin praegu hästi sellisest sakraalsest kohast, on ju, et minu puhul küll üks asi on viinud alati teiseni. Ja vahepeal ma olen korranud ka mingit kogemust, aga tead, siis on nagu nii hästi meelde jäänud. Et järgmine kord on siuke, et okei, ämber, ma näen seda ämbrit. On küll plastikust seekord ja lilleline, aga on ämber. Oota, ma olen käinud juba mingist metallist ämbris ja klaasist ämbris ja puidust ämber oli ka. See on ämber. Aitäh, ma juba tean, kuhu see välja viib, on ju. Et autoriteedid, et hästi-hästi põgusalt sakraalsed tüübid, generaatorid, manifesteerivad generaatorid on 2 varianti, sakraalne ja emotsionaalne. Ehk siis sakraalne autoriteet on ainult generaatorite pärusmaa ja see tähendab seda, et emotsionaalkeskus on defineerimata, ehk siis kaardis valge ja kui sul on sakraalne autoriteet, siis see plõksust kõige vahetum suhe eluga. Ma olen hästi tihti öelnud, et sakraalset autoriteeti on vast võib-olla kõige lihtsam kuulata. Ta on siuke kõige vahetum ja tegelikult põrnakas on, põrna oma on teine, aga põrna signaalid on vahepeal siuksed, et seal on seda tõlgendamise ruumi. Ja sa lihtsalt pead päriselt mitte ennast tuimestama ja alla suruma ja olema võimel kuulma neid signaale. Just, aga seal jällegi sakraalse autoriteediga on nagu sama lugu, et sa pead olema peast kehasse jõudnud, et päriselt märgata seda, mis toimub, aga sakraalne autoriteet, et sellises traditsionaalses human designis, vähemalt nii nagu mina seda kunagi õppisin, et rahuruhu materjalides oli valdavalt see, et on ju. Ja mina enda puhul, mul vahepeal on täiega automaatselt aga ei ole nagu miski, mida ma ütlen, on ju, ma olen nagu ohkan raskelt ja siis tunnen lihtsalt, et maailma raskus kukub mulle peale, energia voolab must välja, ja sellepärast ma olen seda kirjeldanud ka hoopis teistmoodi, et kõik see, mis sakraalse autoriteediga on see, mis tõstab ja laeb. Et see siuke, kas siis ongi automaatne või siis on lihtsalt see, et ma nagu tunnen, et mul on energiat, et ma tahan hakata seda tegema.
ja kõik, mis on siuke, et ongi see koorem kukkus õlgadele, ohkan raskelt ja hakkan põhjendama endale, et tegelikult ei võta kaua aega, jah, ma suudan selle küll ära teha. Üks asi veel ja siis tuleb vabadus, on ju. Et kõik, mis tõstab, kõik, mille tegemiseks on energiat, kõik, mis on siuke spontaanselt nagu noh, jah, on ju. Ja tasub siis arvestada ka seda, et siin on oluline ka siis, kui sul on jah, teha. Ja teine asi, mis on oluline, see tegelikult puudutab kõiki sakraalseid tüüpe ka emotsionaalse autoriteediga, et sa võid ka väga palju jah öelda, aga elus peab olema ka ruumi, et sa seda tegema saaksid hakata, on ju. Ja isiklik kogemus. Ja siis on emotsionaalne autoriteet ja emotsionaalsest autoriteedist see on kusjuures kõige populaarsem autoriteet üldse. Sellepärast, et emotsionaalne autoriteet on tegelikult ainus autoriteet, mis saab olla nii generaatoritel, manifesteerivatel generaatoritel, manifestoritel, kui ka projektoritel. Ehk siis, ja see on nüüd see sama põhimõte, et nii kui emotsionaalkeskus on kaardis defineeritud, siis sul automaatselt on emotsionaalne autoriteet. Mis on väga loogiline, sellepärast et emotsioonid kirjutavad alati kõik üle. Et emotsionaalne seisund tugevalt varjutab seda, kuidas sina näed ja tajud maailma valikuid, otsuseid või teisi inimesi enda ümber. Ja see põhipoint ongi selles, et kuna emotsionaalsetel olenditel nagunii loksub ja lainetab, ja kõigil väga erinevalt sõltuvalt sellest, millised seal taustal on väravad ja kanalid ja millega emotsionaalkeskus on ühendatud ja kui teadlikult sa lubad ja lased loksuda sellel, aga emotsionaalse autoriteediga on alati see, et kui on siuke tipphetke jah kõigele, siis on nagu jah kõigele, ihaldan kõike. Mind juhivad ihad jah kõigele. Kõike jaksan, kõike tahan, impulsostud, hooletud lepingud, you name it, kõigele. Näiteks siuke maailma vallutamise energia. No mul endal on emotsioonid defineerimata, aga mida ma võimendunult olen kogenud, on küll siuke, et nagu jaa, siuke nagu iha, jaa. Kui mina olen koos, nagu mul on ka defineerimata, kui ma olen koos nagu sakraalidega, kellel on see jah energia, siis mina tunnen, et mul on siuke tunne, et ma võiks terve maailma vallutada, kõik on võimalik, täpselt siuke nagu energia on. Ja siis nüüd see ka see möödub, on ju, ehk siis kõik emotsionaalsed tüübid, kui te veel ei tea, siis jaa, tipphetked mööduvad, ei peagi püsima. Ja siis hakkab alla kerima, on ju. Aga tulevad tagasi? Alati, eriti kui lased loksuda, lainetada, nüüd seal hästi palju oleneb, me ei hakka täna, pikalt laialt, on ju, me juba teeme pikalt laialt, et me ei hakka täna emotsionaalkeskusest niimoodi sellisel moel rääkima, aga see sõltub hästi palju sellest, et millega sul emotsioonid on ühendatud, et sul on erinevaid lainetusi ja osad ongi nagu intensiivsemad, osad on nagu 6-59 lainetab palju ja näiteks mingisugused teised on siuksed nagu stabiilsemad, aga pikema vinnaga, on ju, et põhipoint on see, et tipphetkes kõik tundub ilusam, kõik tundub kergem, kõik tundub ilusam, ma suudan kõike, ma tahan kõike, inimesed on kõik nii head, on ju, ja siis hakkab alla kerima. Nüüd sellest kõige madalamas kohas on siuke, et mina olen mõttetu, mu elu on mõttetu, ma mitte midagi ei taha, on ju, inimesed võivad pakkuda suurepäraseid võimalusi, seal võib täiega lõhkuda igasuguseid inimsuhteid, kõik tundub süngema, halvema, mõttetuma, raskema, ja nii edasi. Nagu november Eestis on ju? Või siis äkki isegi detsembri algus. Ja seal võib teha väga destruktiivseid otsuseid, sest kõik lihtsalt ongi, emotsioonid varjutavad tegelikkuse taju ja kõik tundub süngemana. Ja nüüd seal vahepeal, eriti kui need kaks äärmust on ära käinud, on ju, siis on siuke nagu enam-vähem objektiivne koht, kus vesi küll nagu lainetab, aga enam siukest tormi ei ole, on ju. Et siis on see, et okei, et aga seal ma saan päriselt aru, et ma korra tundus, et on täiega entukas, siis mul kadus igasugune huvi selle vastu ja nüüd mulle tundub, et ma saan tasakaaluga jahi öelda. Et see on siis nagu nüüd see koht, kus tasub öelda jah. Ja seal tasub siis silmas pidada, et generaatorite, projektorite, manifestorite puhul on see siis natuke erinevad nüansid, on ju, et kelle puhul on see, et ikkagi siis sisend on ju või tunnustav kutse või siis on lihtsalt see, et emotsionaalsed manifestorid päriselt ka, ma elan ühe sellisega koos. Ärge algatage asju lihtsalt siis, kui on emotsioon, laes ja on nagu siuke kõike tahan ja kõike suudan, et mul on kodus ühes toas päris palju selliseid teismelise impulsoste, siuke nagu nüüd ja kohe ja tahan. Et emotsionaalse autoriteediga tuleb alati võtta aega. Et see on hästi-hästi oluline, et väikeste otsustega piisab teinekord ka siuksest 10 mintsast, on ju, ja oluline on see, et oma vastuseid kannad alles siis, kui selgus on käes, mitte see, et kohe ütlen ja siis pärast hakka mõtlema, kus ma sellest lahti saan, on ju. Ja siis sealt edasi on, ongi,
sakraalsete tüüpidega on Tanno, on ju, seal on 2 varianti sakraalsetel tüüpidel, emotsionaalne või sakraalne autoriteet. Ma ei tea, järgmisena siis manifestorid või? Et nagu ma mainisin, emotsionaalne autoriteet on siis üks valikutest, eks ju, siis järgmisena manifestoritel on põrna autoriteet, noh, ja projektoritel ka, on ju, et põrna autoriteet on siis manifestorite, projektorite pärusmaa ja sel puhul on siis nii, et emotsioonid on defineerimata, defineeritud on põrnakeskus. Ja noh, kuhu ta siis täpselt ühendatud on ju, see on siis juba mehaaniline küsimus ja sõltub sellest, kas sa oled projektor või manifestor, aga põrn räägib sellise ühest küljest resonantsi ja niisuguse nagu äratundmise keeles ja teistpidi on see elevus-ärevus. Et noh, sa saad kohe nagu seda ka kogemuslikku poolt jagada. Ja minu keha poolest on, et kui mind nagu, ja ongi, see on elevus ja kui see on õige, siis mul nagu keha nagu hakkab nagu põlema või nagu ma tunnen nagu, et ma pean sinna minema või ma tunnen niisugust kutset, et ma nagu füüsiliselt tõmbab sinna suunas, nagu mul on mingi, jaa, lähme. Ja see mitte on oleneb, kas on siis, et kas jätab täitsa tuimaks, on ju, ei kõiguta üldse, või siis tekib nagu tõuge, on ju, et siis on juba pigem hirm, ohtlik nagu, et stay away. Just. Et ma olen jumala kindel, et sa oled kogenud ka, et mingite inimestega on ka lihtsalt siuke, et vaibib minuga või noh, on nagu minu inimene, on jumala oma või on nagu siuke, et mingi koht on siuke, et lihtsalt siuke nagu äratundmine. Noh, et on nagu sama, võngub sama lainel, on ju. Et ehk siis üks osa ongi sellest siuke lihtsalt äratundmine, et noh, jah, see on oma inimene, minu võimalus, mul on lihtne, mugav, turvaline. Teine pool on see, et noh, see sama elevus, on ju, et siuke liblikad kõhus, siuke, ma ei tea, mis on, aga täiega hea, on ju. Ja siis on see, et kõik, mis ongi, jätab külmaks, ei helise muga kaasa, noh, et ongi, et nagu see inimene lihtsalt ei vaibi minuga või see koht ei vaibi minuga või noh, lihtsalt siuke not for me ja ohtlik. Et põrnaga tasub hästi eristada seda, kus on see, noh, mõistus hakkab sulle rääkima seda lugu, on ju, et ära astu mugavustsoonist välja, versus see, kus nagu tegelikult keha ütleb, et kuule, see nüüd on nagu benji ja sul pole köid küljes. See on, noh, mis mina olen aru saanud, et kokkulepped on põhimõtteliselt hingesurm sellisel hetkel, et sa ei saa nagu ette teada väga pikalt asju ja kui sa teed kokkulepped, siis see on väga-väga raske kehale teha. Ja et sest ratsionaalselt neid tundeid pole võimalik mitte kuidagi seletada, aga nad on alati mind hoidnud, ka kõige hullemates ettevõtmistes. Üldjuhul on elu ikka kinni püüdnud, ka juba siis, kui tundub, et noh, nüüd ongi nagu lootusetu ja juba nagu kukud juba nii kaua, et varsti on maa ja aga see elu on mingi, viimasel hetkel vaata musta huumoriga tuleb, kõik on hästi, ma püüan see kinni, lähme nagu. Kaia, mul on 10:57. This is nagu story of my life on siuke, et lennuk on nagu betoonsein on juba nii lähedal, see on siuke nagu, seal ei ole mingit võimalust, et see lõpeb hästi. Siis on siuke järgmine hetk on, oodake, kuidas nüüd niimoodi läks, mis mõttes, ma olen maandunud päriselt või? Oodake, mis see on? Et põrn. Aga mis ma olen viimasel ajal tunnetanud, mida nagu varem lased lahti, et nagu nii vaata, nagu et okei, noh, läheb siis läheb, on ju, vaata, oled aktsepteerid sellega, et võib-olla, või noh, et usaldad seda, või sa ei sunni ennast nagu füüsiliselt kinni hoidma või nagu ei hakka sellele vastu, siis seda kiiremini see nagu möödub. Mul on hästi meeldinud, vaata, põrnas on ikkagi, ma ei saa põrnast ka täna pikalt üle. No saad aru, see ongi, nii ongi. Meil on raamat, see on nagu 500 lehekülge. Ja aga seal ei ole keskuseid lahti, aga autoriteedid on. Ja autoriteedid on pikalt lahti, energiatüüpi. Et põrnaga on see värk, et põrn on tegelikult imetajaid elus hoidnud väga pikka aega siin planeedil, on ju. Ja põrn ongi spontaanne ja tegelikult põrnast ma hakkasin mingi hetk väikest põrna memo tegema, mis on nagu üle 100 lehekülje. Võib-olla ma ühel päeval teen sellest mingi hea PDF-i, mida sina näed ka, aga no, päriselt, this is me, noh. Ma teeks mingi väikse asja ja siis ma kaotan ära ennast sinna ja siis nii ongi. Ole sina, sa oled väga inspireeriv. Aitäh, aga tagasi põrna juurde. Et põrnaga, ma vist kaotasin vahepeal selle mõtte ära, aga põrn on ellujäämine, põrn on spontaanne, põrn on hetkes ja vaata need väikesed lapsed, et vaata, kuidas väiksed lapsed kukuvad, on ju, ja nad ei ole pinges ja nad tavaliselt nendega ei juhtu ka mitte midagi. See on minu meelest nii hea siuke õppekoht, on ju, et isegi siis, kui me kukume, see on jumala okei kukkuda, siis tegelikult, kui me ei ole nagu selles, noh,
on ju, siis me võimegi kukkuda niimoodi, et oota, muru on all, on ju, ma võib-olla 2 sinikat sain, aga ma tõusen püsti ja kõik on okei. Et selles mõttes jumal hoiab lapsi ja joodikuid, seal on oma mõttetera sees, aga asi ei ole niivõrd. Nii, kas meil on mõni autoriteet veel? Ja meil on neid päris mitu veel. Siis meil on ego ehk siis südame autoriteet, mis on manifestorite ja harvem projektorite pärusmaa. Ma tahan kohe öelda, et kui sa projektor südame autoriteediga, siis sa oled mõnevõrra täiesti teistsugune projektor kui enamus projektoreid, et hästi tihti projektorid ikkagi ego autoriteediga elavad rohkem manifestorlikult ja seal on ikkagi väga oluline nagu, et oota, hingan korra sügavalt sisse, et kogu oma sükse tahte ja ambitsioonikuse ja kõige muu puhul, et ikkagi kutsed, on ju. Aga seal on see, et see südame hääl ja see selline, et kas ma tahan seda või ei taha seda. Nüüd südame autoriteediga on oluline hakata rääkima selleks, et sellest aru saada. Et enda sees, vaata see on see sama värk nüüd, et kui endast välja ei tõsta, siis aru ei saa. Et südame autoriteediga on oluline ja nüüd järgmiste autoriteetidega, millest me hakkame ka rääkima ja järgmised saavad olema juba ainult projektorite omad, ja siis viimane reflektorite kuutsükkel, eks. Et seal on oluline, et oleks keegi, kellega oleks võimalik rääkida niimoodi, et see inimene ei hakka sulle nõu andma. Ja see on päriselt, kui sa oled leidnud sellise inimese, siis see on nagu nii haruldane nähtus tänapäeva maailmas, sellepärast et tavaliselt me ei kuula, et väga tihti on see, et kui ma räägin sinuga, on ju, siis okei, sa oled projektor, on ju, sa oled nagu teadlik projektor, aga väga tihti, mis juhtub, on see, et ma räägin sulle, on ju, ja sa samal ajal juba mõtle, mida mulle vastata. Selle asemel, et ja meil kuidagi nagu kikib ikkagi see sama värk, et nii kui keegi jagab midagi, tahaks kohe hakata lahendama, tahaks kohe nõu anda, tahaks kohe appi tõtata. Et südame ja tegelikult ka järgmise 2 projektorite autoriteediga on väga oluline, et oleks keegi, kellega saab rääkida lihtsalt selleks, et kuulda iseennast rääkimas. Ja kui see teine inimene ka hakkab jagama oma nõuandeid, siis aitäh, ma jätan need laua peale, on ju. Aga et kui hakata rääkima sellest, mis iganes on siis kas laual olev kutse, on ju, või manifestorina, et mis idee sul on, siis tekib see siuke arusaamine, et kas mind nagu tõmbab selle suunas, kas see on minu siuke südametee, et minu südame hääl ütleb jaa, on ju, et hästi tihti räägitaksegi, see on nii sür, kuidas südame autoriteediga nii manifestorid kui ka projektorid räägivadki siuksest südamekutsest ja südameteest. Täiesti niimoodi jutumärkides ebateadlikult, on ju. Ja teine asi on see, et süda on seotud tahte väljendamisega. Mis tähendab seda, et üks siuke väga selge märk sellest, et midagi ei ole sinuga kooskõlas, on see, kui sa lihtsalt ei taha. Ja seal ei ole vaja mingit selgitust. Et see on nagu hästi uskumatu, kuidas meil on, et ei ole täislause, me tunneme, peame alati ei välja vabandama ja põhjendama, kui me midagi ei taha. Come on, aga ma võin lihtsalt mitte tahta midagi. Jah, ja ei pea ratsionaliseerima. Mul on põrnaga sama, ma ei oska seletada ratsionaalselt. Vaata, sul on põrn ühendatud veel ka südamega, on ju, mis tähendab seda, et see mängib seal ka rolli, aga taaskord hoiame praegu fookust. Ja siis edasi on ainult projektorite veel 2 autoriteeti, ehk siis identiteedi autoriteet, see on siis nüüd self-projected projektorid ingliskeelses kaardis. See tähendab seda, et identiteedi keskusest allapoole on kõik teised keskused valged. Et hästi tihti tegelikult ongi kas siis identiteedi keskus lihtsalt ühendatud kõriga, et ongi näiteks 2 keskust või siis on identiteedi keskus kõri ja midagi üleval pool, on ju. Ja siin on selline, sisemine teadmine. Et see identiteet on tegelikult üks vingem kompass, mis meil üldse elus saab olla ja siin on siuke nagu sisemine hääl, mis tahab kogu aeg ära joondada mingisuguse oma siukse elukutsega või eluteega ja identiteedikeskuse projektoritel hästi tihti võibki olla siuke üks suurem elukutse ja ma ei pea siin silmas ametit. Ja siis on need väiksemad kutsed, mis nii-öelda siis nagu loovad seda suuremat elukutset, eks ju. Et ma olen märganud, et identiteedi projektoritel hästi tihti ongi niimoodi, et elu kutsub mind seda tegema. Et seal võib olla nagu ka mängus vaata selline, mitte et et ma ei tea, naabrinaine tuli ja tegi ettepaneku, on ju, või et tuli mulle mingi formaalne kiri, vaid et ka siuke sügavam, suurem kutse taustal, millele saab ka vastata. Aga identiteedi autoriteediga on oluline taaskord hakata rääkima.
et see avatud projektsiooniväli on nii oluline ja ma tean identiteediprojektoreid, kes on teinud seda, et ma teen endale voice memosid või panen kirja, see ei ole päris see. Et kui vähegi võimalik, siis ikkagi võiks olla see teine inimene, kelle juuresolekul saaks rääkida, et kuulda ennast rääkimas ja seal tekib lihtsalt see sihuke sisemine äratundmine. Ma lihtsalt tean, et see on õige. Ja seal ei ole mingit põhjendust. Et ma päriselt ka me väsi korrutamast, et kellele me üldse neid asju põhjendame. Et kui sa nagu ise otsustad sinu enda elu, sinu enda looming, kellele sa seda müügitööd teed? Kellele sa põhjendad neid asju, kellele sa neid vabandusi tood ja lood? Ja kui sa oled nagu täiskasvanuks saanud ja kui sa oled sellises nagu täisväärtuslikus partnerlussuhtes, siis jah, mingites kohtades tasub informeerida, tasub selgitada, on ju, sest teine võib-olla ei saa aru, aga ei ole vaja põhjendada ja ammugi, kui sa teed otsuseid iseenda pärast, siis kellele sa otsid seda reasonable põhjust, on ju. Et igatahes seal tekib äratundmine. Ma lihtsalt tean, et see ongi minu tee, see on minu kutse, ma lihtsalt tean. Siis on mentaalsed projektorid, kellel siis osades kaartides võibki olla, et inner authority none, ehk siis sisemist autoriteeti justkui polegi ja tihtipeale mentaalsed projektorid on need, kes saavad osadest HD-allikatest on aru saanud justkui, et nemad peaksidki arutama teiste inimestega ja siis kuulama teisi inimesi, on ju, või kuulama oma mõistust. Tegelikult ei ole nii. Et mentaalsete projektoritega on see, et jah, rääkida on vaja rohkem ja mentaalsed projektorid, kui sa oled mentaalne projektor, siis come on, sa oled nagu kõige parem asjade selgitaja ever üldse. Sinust paremate asjade selgitajat ei ole. Ja nüüd, kui sa oled ise segaduses, siis arva ära, kes suudab sulle kõige paremini asjad selgeks rääkida. Sina ise? Täpselt. Mis tähendab seda, et mentaalse projektorina, nii kui saabub mingisugune tunnustav kutse ja tegelikult ka kui sa oled projektor, siis kõik kutsed, mis ei ole tunnustavad, ei ole üldse sinu teema. Nagu, need on lihtsalt üldse, ei vääri tähelepanu. Aga nii kui saabub tunnustav kutse, siis on vaja seda arutleda kellegiga. Lihtsalt selleks, et rääkida asjad endale selgeks. Ja mingi hetk ongi, lihtsalt rääkisin endale asjad selgeks, kuulasin iseennast sellest rääkimas, mul on selgus. Ja otsustan ja tegutsen, on ju. Ja siis on reflektorid ja kuutsükli autoriteet ja jälle see kõlab alati eriti utoopiliselt, aga samas reflektorid ongi täiesti ebamõised olendid, on ju. Et kuutsükli autoriteedist lühidalt on keeruline rääkida. Reflektorina tegelikult oleks hästi hea üldse õppida, jälgima seda, et kuidas kuu liigub läbi nende I Chingi heksagrammide. Ja kuu, selles mõttes, et me saame päikesest ka veel paar sõna rääkida, kuidas päike liigub läbi I Chingi heksagrammide, aga reflektori puhul autoriteet. Sul on väga tihe ja lähedane suhe kuuga, ehk siis ainuke siuke nii-öelda kuutüüp, kes on siin selleks, et peegeldada päikesetüüpidele nende valgust. Ja 28 päeva vältel liigub siis kuu läbi 64 I Chingi heksagrammi, mis ongi siis Human Designi väravad ja selle aja vältel on siis reflektorina võimalik kogeda ennast väga erinevalt, et kuu aktiveerib erinevaid väravaid, mille tulemusel tekivad ka kanalid, tekib erinev täidetus, ehk siis reflektorina on võimalik, kui võtta aega, teha siuke circa 28 päevaga ja osade otsuste puhul päriselt väga palju kiiremini, nagu panna kokku nii-öelda hästi terviklik pusle. Ehk siis oletame, et kui nüüd reflektorina tuleb lauale mingisugune ettepanek või mingi kutse, siis ja sa võtad aega. Ja see on nagu tänapäeva maailmas on väga huvitav nähtus on see, et ma võtan aega selle otsusega. Et igasugused tormakad otsused reflektorite puhul tavaliselt viivad pettumuseni, aga kui seal võtta reflektorina aega ja mitte lihtsalt niimoodi, et ma nüüd eraldan ennast kuhugi kookonisse ja siis lihtsalt jätan selle nagu enda sisse, on ju, vaid et okei, et ma iga päev nagu kuidagi toon selle uuesti lauale, ma tunnetan seda mingit valikut või mingit teemat, ma räägin erinevate inimestega sellest, ma uurin selle kohta, siis 28 päevaga on võimalik tegelikult see siuke tervikpilt kokku panna. Ehk siis reflektorid on võimelised, anna reflektorile aega ja ta teeb kõige parema võimaliku otsuse mitte ainult iseendale, vaid nagu nii-öelda kogu hõimule. Ehk siis öös on asju
peab paika? No öös on asju ja tegelikult aeg annab arutlust, võiks sul küll olla siuke reflektorite moto, et võta aega, räägi, arutle, tunneta, kuidas sinu seisund muutub ja siis siuke nii kui tervikpilt on koos, siis on võimalik. Nii, Helena, väga tubli, said kõik autoriteedid räägitud, võid. Aga kuidas siis nagu elada eluga kooskõlas, kui meil autoriteet on selge, rääkisime kuust ja siis on meil päike ja 64 väravat ja me ise oleme sinuga, mina olen sinuga nüüd aasta aega seda teekonda käinud ja sina oled kauem. Jaa, me jõuame transiitideni, see on nagu teine teema, mida ma olen hästi pikalt jaganud ja mis mulle tundub, et päris paljusid on nüüd kõnetanud, ka vaata nende postituste näol ja samas väga paljudel on jäänud hästi segaseks, et mis värk sellega siis ikkagi on. Et ma ei tea, mingi horoskoop ja mingi ennustus ja mingi mis iganes on ju. Et sisuliselt, me siit häguselt näeme ka on ju, et seesama ketas, eks ju, mis on siin mandalas, kui sa teed endale ka oma sünnikaardi, siis seal taga on see mandala. Kõik Human Designi väravad on siis I Chingi heksagrammid. Ja heksagramm juba reedab selle, et igal heksagrammil on siis 6 erinevat alajoont, ehk siis iga I Chingi heksagramm koosneb 6 alajoonest, mida me tegelikult näeme seal ketta peal ka, aga võib-olla räägime äkki I Chingist ja sellest poolest mingi hetk eraldi sügavamalt on ju. Ja ma just nagu mõtlengi, et hullult raske on Human Designist pinnapealselt rääkida niimoodi, et sisu nagu arusaadavalt edasi anda. Aga neile, kes tahaksid sinu käest küsida täpsemaid küsimusi, on võimalik, see varsti võimalik. Jaa, on. Täitsa uskumatu, aga on. Päriselt, mul tuleb mingi siuke tegelikult või. Aga jaa, on küll. Ehk siis sisuliselt päike liigub iga 6 päevaga, see ei ole päris 6 päeva, see on nagu iga päeva natuke alla 24 tunni on ju, aga ütleme nii, et sisuliselt 6 päevaga liigub päike läbi ühe I Chingi heksagrammi ehk siis Human Design värava. Ja tegelikult kui vaadata nüüd neid 2 tulpa ka, mis on kaardi 2 pool ja seal on nüüd erinevate taevakehade, sõlmede ja planeetide poolt aktiveeritud erinevad väravad, siis me näeme värava numbri taga on ka see punkt ja seal taga on number 1-st 6-ni. See näitabki tegelikult ära selle päeva. Et transiidid I Chingi aasta, ehk siis tegelikult see ketas algab 41. väravaga ja jaanuari teises pooles. Ma ei oska praegu peast öelda, kas on 2025, kas see hakkas äkki 21 või 22. 21 oli juttu, 21 õhtul. Et jaanuari teises pooles ja minu jaoks, kui ma esimest korda seda teada sain, tundus see nii loogiline, sellepärast, et alati siis, kui inimesed tegid aasta lõpus neid kokkuvõtteid, vaata ja need uue aasta lubadused ja 1. jaanuar, siis mul ei olnud seda tunnet, mulle tundus see kuidagi nii ebaloomulik. Ja kuidagi nagu seda värsket uut energiat tundsin mina pigem jaanuari teises pooles on ju. Nii on. Et me oleme nüüd ühe selle pundiga teinud, alustame algusest, mina ise hakkasin tegelikult kunagi transiitide järgi läbi tunnetama ja õppima väravaid. Et ma tahtsin nagu aru saada, et kuidas mind nagu tegelikult need mõjutavad ja kuna Human Design on nagu teoreetiliselt parajalt suur tükk, et see lihtsalt pähe õppida, tegelikult ka, kui sa oled selle nagu lihtsalt pähe õppinud, siis nagu I respect you to the max. Ma ei tea, kuidas seda tegid, aga päriselt. Fotograafiline mälu on äkki abiks nagu? Mul on endal ka visuaalne mälu, mul on vaata kaartidega nii on ju, aga kui ma olen selle kuidagi läbi kogenud või läbi tunnetanud, siis seal on ma võin kinnitada, et näiteks nüüd, kui ma olen selle aastaajase teekonna sinuga läbi käinud, et siis, kui ma vaatan kaarti ja ma vaatan seda väravat, siis mul tekivad kohe mingid emotsioonid, mälestused, tunded ja see on minu jaoks tuttav. Mitte see, et ma olen õppinud seda kuskilt lugema, vaid see on mu kehas. Just. Ja ma hakkasin jagama transiite ju äkki juba, ma ei tea, mingi 4 aastat tagasi või? Et sisuliselt tegin neid postitusi, ma olen siiamaani seda teinud, ma ütlen päriselt ka 4 aastat iga mingi 6 päeva tagant on ju. Et 4 aastat tagasi ma hakkasin neid jagama ja ma hakkasin neid alguses jagama just nimelt, sest et mind ennast kõnetas, oli hea viis kuidagi ise ka püsida lainel ja kuidagi nagu läbi kogeda ja keda kõnetab, seda kõnetab on ju, alguses ilmselgelt kõnetas võib-olla mingi 3 inimest. Et see on sisuliselt üks tervikloomise tsükkel, mis algab 41. väravaga. Seal on siuke nagu 4 veerandit,
kus me nagu teeme 4 aasta aega. jah, aga need ei ole lihtsalt nagu nii süngis vaata selle looduse aastaaegadega. Et ja see on niisugune nagu hästi tervikring ja kui see niimoodi hästi terviklikult läbi vaadata, siis tegelikult tekib ka nagu arusaamine, kuidas erinevad väravad on omavahel seotud ja kuidas üks asi läheb üle järgmiseks. Et I Ching ise on tegelikult muutuste raamat, mis tegelikult näitaski seda, kuidas looduses loomulikult üks asi läheb üle järgmiseks ja kuidas kõik on omavahel seotud. Ja sama lugu on see, et ka kui human designi võtmes, kui seda vaadata nagu tervikuringina ja tunnetada läbi ka see siuke nagu liikumine on ju, ja mida tegelikult mingisugune energia, noh siis värav, eks ju, ja väravate kombinatsioon sinu enda jaoks tähendab, siis sa tegelikult õpid ennast tundma hästi erinevate tahkude alt, et see üks näide, mida ma kujundlikult olen palju kasutanud, on see, et kujuta ette, et sul tegelikult ongi siuke suur kapp, millel on 64 sahtlit. Ja osad nendest sahtlitest, noh, käivad sul nagu igapäevaselt lahti, on ju, noh, need on need sinu enda aktiveeritud väravad ja sa tead juba, mis seal sees on. Ja siis on sul hulk neid sahtleid, mis on sul täiega olemas, kus on ka mingisugust kraami sees, mida sa igapäevaselt lahti ei tee. Ja siis nüüd, kui päike valgustab, kas siis täpselt seda sama väravat või siis vastasväravat. Just, või siis maaväravat. See on niisugune natuke nagu võib-olla pikem story, ma arvan, et viskame mingi postitusega sinna, kus on see loogilisemalt lahti seletatud, et ma ütlen, et need on täpselt niisugused asjad, mida nagu 3 lausega on keeruline edasi anda nii, et sellest päriselt aru saaks. Ehk siis tagasi selle kapisüsteemi juurde, et nüüd kui päike liigub, liikudes sellel kettal, on ju, ja päike valgustab nüüd mingit nii-öelda sahtlit, mis sul muidu igapäevaselt lahti ei käi, on ju, või siis näiteks valgustabki, oletame, et sul on ripakil värav 33 ja siis transiidis on 13, siis sina saad kasutada tervikkanali kvaliteeti ja sa näed ka nagu seda kogu kanali potentsiaali. See võib olla nagu sinu jaoks see aeg, kus sa saad jagada rohkem oma kogemustarkust, näiteks on ju, noh kui me räägime 13-33 võtmes on ju, et kus sa saad ennast vabamalt väljendada, sa näed mingisugust kvaliteeti enda puhul, mis on nagu olemas, aga igapäevaselt sa ei oska seda niimoodi märgata või teadlikult kasutada. Et sisuliselt aastaga on võimalik kõik need sahtlid läbi käia, vaadata üle, mis seal siis, mis kingitusi ja mis vajaks korrastamist. Kolle seal, ja just nimelt, mis kolle ja pahna sa sealt veel leiad, eks ju? Võib-olla mõned ämblikud ja ämblikuvõrgud ja ma ei tea, mingid ülivanad, mingid, ma ei tea, vanad sokid ja mis iganes veel, on ju. Et see annab võimaluse kuidagi hästi püsida kooskõlas elu endaga ja lisaks sellele aitab päris hästi aru saada näiteks, miks mingil ajal mingid inimesed muutuvad eriti kriitiliseks või eriti tegusaks või miks on näiteks alati, ma ei tea, septembri lõpp ja terve oktoober on niisugune mingi hirm ja tuleviku hirm ja ärevus ja raske ja rõske ja on ju. Et see aitab kuidagi hästi teadlikult püsida kooskõlas eluga, aitab paremini mõista ka selliseid kollektiivseid muutuseid ja aitab võib-olla ka mitte nii väga ära kaduda kogu välisesse, vaid navigeerida teadlikumalt läbi selle, mis on parasjagu õhus. Et need, kes on, noh nüüd meie see annab ka ruumi uutel asjadel järgmisel ringil nagu, sest kui sa tegeled mingite ämblikuvõrkide ja asjade koristamisega, sul on järgmine aasta rohkem ruumi, seal sahtlisse uusi asju, mis sind nüüd kõnetavad. No tegelikult see eesmärk ongi ju, et sisuliselt see nagu iga aastaga ju spiraalselt on ju, et loodus ju ka sünnib, ta nagu kasvab, on ju, siis on viljad, siis ta hääbub ja siis ta tärkab uuesti ja noh, tegelikult looduses valdavalt ju ikkagi iga aastaga viljaaed läheb lopsakamaks, kõik aastad ei ole vennad, mõni aasta on see, kus on nagu rohkem väljapoole, siis on nagu sissepoole, noh nii ta käib, on ju. Põllumehed teevad eelarvet 4 aasta keskmise järele, 5 aasta ja keskmise järele. Et tegelikult see mõte ongi siin, et kui sa elad kooskõlas eluga, siis iga aasta, järgmine aasta ei ole copy-paste sellest, mis oli eelmine, on ju, vaid see nagu level up'id. Kas sisemiselt või välimiselt? Aga mida me nägime, et ei olnud küll nagu nii-öelda hooaegadega kooskõlas, aga ta oli kooskõlas enamus meie esivanemate tähtpäevadega, eks meie esivanemad elasid selle järele, nad loomulikult olid süngis sellega. Ja siis me avastasime, et täiesti juhuslikult on ka väga paljud kommertspühad, juhuslikult on ju, ajastatud täpselt sünkroonis energiatega, mis hullult soosivad mingeid impulsiivseid osta või ihasid või müügimehelikku energiat või midagi on ju, täiesti juhuslikult.
et transiitide jälgimine, kui see päriselt kõnetab ja see tegelikult, seda ei pea üldse tegema niimoodi, et ma kogu aeg mingi lihtsalt kirjutan ja muudkui mõtlen selle peale, vaid et mis toimiski hullult hästi, oli see, et sa kuidagi nagu fikseerid selle ära, on ju, noh, et mis nüüd toimub, on ju, mis mul nüüd aktiveerib, okei, ma vaatan, mida nüüd elu mulle toob, ma vaatan, kuidas mina seda läbi kogen. Et see oli see niisugune äge pool seal ja tegelikult aastaga on võimalik teadlikult kohal olevalt strateegia autoriteet, märgates, mis mu ümber toimub. See tähendabki seda, et kui sa päriselt märkad ennast, märkad endast toimuvat ja märkad enda ümber toimuvat, sa oled kohal. Sellega on võimalik luua päris suur sisemine ja ka välimine muutus. Et jaa, see kuidagi tuli teemaks täpselt aasta tagasi, kusjuures täpselt aasta tagasi, 34 algasi, on ju? Jah, hakkas 34-ga. Hästi uskumatu. Praegu, see on praegu nagu jälle üks nendest juhuslikest ajastustest, on ju? Sest et mulle praegu just jõudis kohale, et tegelikult täpselt aasta tagasi täna nagu juhuslikult oli sinu raamatu esitus uue ajastu alguse päeval, täiesti juhuslikult. ja kusjuures seda on päris paljud ei usu seda, aga tegelikult mina ei valinud või seda. kinnitada, et see oli nii. Ja mina ei valinud seda kuupäeva ja tegelikult raamat ise füüsiliselt pidi saama valmis ammu. Ja noh, trükist tulema siis hiljem, et selles mõttes ongi niisugune hästi sürri häda mingeid, et kõigepealt elu venitab aasta aega veel, on ju, siis järsku läheb kuidagi kõik jumala kiirelt ja selle 19. valis Edu Akadeemia välja ja see, et raamat sai minu kätte 19. see pidi juhtuma mitu päeva hiljem, on ju, et aga jaa, täpselt aasta tagasi me alustasimegi väikese pundiga seda transiitide seiklust ja täiesti uskumatu on mõelda, et ma olen ka nüüd terve aasta iga 6 päeva tagant sa oled väga tubli ja pool pühendunud päeva Zoomis ja siis nagu sellele eelnevalt veel pool päeva seda Zoomi ette valmistades, et sisuliselt nagu aasta aega iga nagu 5., 6. päeva on ju, või iga 4 päeva tagant olen kuidagi nagu olnud sellel lainel. Siin sai tehtud nalja jah, et me omandasime doktoriõppe akadeemiliste tundide järele. Päriselt, et selles mõttes mulle vist, mul endal oli eile mingisugune kummaline siuke võõrutus näht, et oota, kell on 10 hommikul ja ma ei olegi Zoomis, et oota, okei, kõik on hästi. Et erakordselt sürr, aga jah, see oli hästi vinge aasta. Ma võin kogemusest öelda, et oli küll, et just selles mõttes, et ta aitab püsida joonel ja märgata iseennast ja tuletada endal meelde mingitel hetkedel, ka see möödub, on ju. Et see lihtsalt on energia ja et sa ei pea reageerima või tegutsema selle ajal, et ikkagi kuulame sisemist häält, et mitte nagu ära mine kaasa selle vibratsiooniga, mis parasjagu võib-olla õhus on nagu. Ja strateegia ja autoriteet pluss teadlikkus sellest, kuidas ka siin mingisugused, me täna enam ei räägi sellest, et kas transiidid mõjutavad, on ju. Selles mõttes, et kui sa vähegi oled nagu süngis elu endaga ja sa ei näita näpuga väljapoole, ei ole kogu aeg, et majandus või teised inimesed või mis iganes on ju, vaid et mina kogen midagi ja tegelikult minu seisund ka 6 päeva tagant muutub ja tegelikult ka nende 6 päeva vältel muutub, sellepärast et esimene päev on alati siuke parajalt avastav ja nagu natuke nagu sissepoole kvaliteet, on ju, teine päev on hea selline, kas siis lihtsalt ise olemiseks või iseendaga olemiseks, 3. päev on alati, tegelikult ka kui sa hakkad jälgima transiite, 3. päev, nagu 3. päev lihtsalt, nagu 3. päev ära planeeri sinna mingeid asju. Ära parem mine kodust välja nagu. Sest nagu saad aru, mis värk 3. päevaga on, 4. päev on hästi hea suhtlemise päev. Ja 5., 6. päev mulle endale meeldivad kõige rohkem, sellepärast et osad transiidid, eriti kui me räägime, et päike valgustab näiteks mingeid väravaid, mis mul endal on ju, siis osad endast on hästi mugavad, ma ei pane neid üldse tähele. Kui päike valgustab mingisugust vastasväravat, nii et ongi nagu vastasväravas, valgustab vastasväravat, et ma toon mingi hästi lihtsa enda isikliku näite, et mul on 12 ripakil on ju, ja kui päike on näiteks 22. väravas on ju, siis päike valgustab vastasväravat, mul tekib kanal. Seda ma täiega tajun ja tunnen. Ja siis seal on see, et esimesed 3 päeva on siuke nagu mingi õpid ja koged seda värki ja avastad mingeid asju enda puhul. 5., 6. päev on hästi äged, et seal on võimalik selliseid nagu kokkuvõtteid teha enda jaoks või nagu mingi õppetund, mingisugune nagu präänika saada. Ja ma ei pea siin silmas seda, et päriselt nagu ongi, et sa nüüd iga päev lihtsalt istud ja konspekteerid ja värke, et siuke, et taustal on väike teadlikkus, sa lihtsalt märkad, mis toimub sinuga, mis toimub sinu elus.
ja kuidas nii-öelda nagu see suurem kui sina elu mõjutab sind. Ehk siis, kui sind kõnetab meiega tulla järgmisele aastaajasele ringile. Oot, Kaia, oot, pane pidurit, ei ole, me peame väga täpselt nüüd täpsustama, sellepärast et ei ole niimoodi, et lähme uuele ringile 6 päeva tagant Zoomis 5 tundi. Ei lähe. Jumal täna, ei ma lihtsalt nagu ma olen siuke, et oota nüüd Kaia, me peame väga täpselt, väga detailselt praegu. Ma mitte samasuguse ringile. Jah, küll aga. Parandatud, 3-5. Jaa, ei mul lihtsalt oli praegu siuke, et oodake, et ma ei ole kindel, et I can do this, tegelikult ka see on olnud üks erakordselt väärtuslik teekond minu enda jaoks ka, aga ma ei ole valmis selliseks pühendumiseks, Aga räägime siis, millisel kujul? Kuna päris paljude jaoks algas see seiklus tegelikult eelmine aasta jaanuaris, täpselt siis, kui aasta algas, on ju, ja siis osade jaoks see eksperimentgrupp, nende jaoks algas siis täpselt aasta tagasi täna ja päris paljud on vahepeal ka küsinud, et oota, et midagi nagu kuskil tehakse, et tahaks ka. Ja mul on paar aastat on ka kuidagi õhus olnud see idee, et on küsitud, et küll oleks tore mingi toetav keskkond ja mingi grupp ja mingi kogukond ja ma olen siuke, et ma ei tea, et ja selles mõttes ma olen hästi palju nagu mänginud ka selle ideega, et need igasuguseid gruppe ja kogukondasid on nagu palju, aga et kuidas sellest nagu ka päriselt praktiline kasu oleks. Et ma olen seda mitu korda kuidagi välja ka öelnud, et ma ei näe täna väärtust selles, et me lihtsalt saaksime kusagil võib-olla Facebooki grupis kokku ja hakkaksime targutama, et kes nagu paremini, ma ei tea, mingid kanaleid ja väravaid ja keskkondasid ja jumal teab, mida muud teab, on ju. Et tegelikult, mida meil on täna vaja, meil on vaja elada ja millega me täna nagu kimpus olema nagu pärised argi asjad, on ju. Et tegelikult me, come on. No minust tekitab suurt elevust, et sinna saaks luua toetusgruppi erinevatele energiatüüpidele, erinevatele autoriteetidele. Mulle väga meeldis see mõte sellest, kui me arutasime, et kusagil on ka see lihtsalt siuke vingumise või puhverdamise nurk, mida sa ei pea üldse külastama. Ja kuskil on võimalus meeme jagada. Jah, et ühesõnaga minu meelest transiidid on olnud üks hästi hea viis, kuidas strateegiat ja autoriteeti harjutada ja tunnetada seda, kuidas nagu tegelikult, kuidas erinevad ka I Chingi heksagrammid, ehk siis ka see päikese liikumine, kuidas see aasta on ka sinu enda jaoks terviklik tsükkel, et see on tegelikult võimalus aastaga teadlikult läbi teha ka mingi sisemine või välimine muutus. Ja see on üks parimaid viise kuidagi püsida lainel. Et ma kuidagi nagu ei kao ära, on ju, et seda ei ole nagu liiga palju, ei takista mu elu ja siis mulle tekkiski siuke nagu, ma ei tea, vastusidee või tähendab, seda küsiti hästi palju, et mis nüüd siis saab, kui transiidid on läbi ja siis mul tekkis siuke tunne, et okei, et aga mis siis, kui teeks siukse natuke kergema kogukonna või pakuks võimaluse nagu liituda sellise keskkonnaga, kus fookus ongi sellel strateegial autoriteedil. Ja kuna mind ennast on kõige rohkem huvitanud just see väravate pool ja kogu see suge valguse varju pool ja see arengupotentsiaal seal, et siis transiidid saab olema siuke nagu skelett, et siis see selline just nimelt iga 5 päeva tagant, kui iga 6 päeva tagant, aga päev enne transiidi algust jagaks siis just nimelt sellist infot sellest, mis on ees tulemas, et kuidas see võiks ka sind mõjutada ja et siis kõrval on keskkond, kus sa saad jagada oma kogemusi ja kus on nõu andmine keelatud välja arvatud selles ühes eraldi grupis, eraldi alajaotuses. Need autoriteedid, kes vajavad kuulamist, võivad leida endale äkki mõne 13. väravaga sõbra. Tegelikult see mõte ongi, et ma olen nii palju mänginud selle ideega või nagu vaata transiidi teekonnalt ka, on ju, ja kõigist sellistest pikematelt koolitustelt või nagu mulle meeldib neid rohkem teekondadeks nimetada, on ju, et ma olen nii ägedalt jälginud, kuidas sealt tekivadki mingid uued sõprussuhted ja mingid uued tööalased ideed ja projektid ja värgid, ja ma olen nii palju rääkinud ju sellest ka, et tegelikult oleks nagu nii täiega äge, kui meil üha enam ka tööalaselt ja see muide on juba juhtumas, on ju, et me enam ei vali ka tööalaselt, ei loo neid liite ainult sellepärast, et kuule, näita mulle CV-d ja mis sa minevikus teinud oled, vaid et räägime pigem sellest,
et millised kvaliteedid meil tekivad, on ju, millise sünergia me loome ja kas see, mida näiteks mul on vaja, et minu ettevõttes ära tehakse, üldse sütitab sind, kas see on üldse, ma ei tea, mingi sinu spetsialiteet või oskus või eripära, kas meil on üldse võimalik koos luua niimoodi, et sina saad olla sina ise, ma saan olla mina ise ja et kuidas me selle pildi saame kokku panna, on ju. Ja see on palju nalja on tehtud ka, et nagu mingi teadlike inimeste Tinder on ju, no ma ei tea, minu poolest võib seal mingi vabalt teitimise nurk ka olla, on ju. Jaa, äge. Eks ju, et ühesõnaga ja minu puhul on alati niimoodi, et kuidagi, et teed sammu. Tuleb võimalus lugeda transiiti, on ju? Tuleb võimalus kuulata transiiti. Jaa, selles mõttes mulle tundub, et kuna elu on läinud nii kiireks, et ühtepidi videod on nagu täiega ägedad, aga hästi paljud No YouTube'i teeme edasi. YouTube'i me teeme täiega edasi, sest ma olen vastanud, et kusagil ma saan nagu rääkida ka, on ju, ja nagu pikemalt. Ja alati võimalik kuulata, aga jaa, et mulle tundub, et need audiosalvestused on päris head. Et sa saad selle audiosalvestuse võtta endaga kaasa kas autosse või Trenni, autopoodi. Jaa, metsas me käime vaikuses, me ei saa seda öelda, ei, ma olen tõega vastuollu praegu. Tuli meelde, endal ka. Et jaa, tulevad audiosalvestused, siis tuleb see postitus ja siis läheb kogukond, grupp, erinevate foorum. Ja see, kuidas see kuidagi loob ja sünnib, et see nagu jälle ei ole nagu minu enda teha, on ju, et 3-5 nagu I don't know, vaata. Elu loob, nii nagu elu loob. Ja, et mul ei ole täna nagu õrna aimugi ja selle ideega on siin mängitud ju juba nii pikalt või seda on nagu küsitud kuidagi hästi pikalt, see tuli teemaks juba vist eelmine aasta äkki. Ehk siis vastad elukutsele, mida sult küsitakse? No nüüd mul vist on isegi nagu mingit energiat ja aega ja ruumi, et mul on hästi palju on see, et on asju, mis mind on sütitanud, aga see sama värk, et elus peab ruumi olema. Et tegelikult see nüüd see aastane lõppenud teekond, et jaa, praegu on küll hästi palju möllu raamatu värkidega, aga ma tunnen, et mul on kuidagi ruumi, kuhu saab. Kindlasti sa kirjutad väga hea informeeriva postituse, mille link saab olema selle jaa, video sest mulle praegu endale tundub, et ma rääkisin väga segaselt kogu sellest transiitide värgist, ja sellest, et arusaadavalt sellest rääkida, oleks ikkagi hea rääkida Tšingist ja vaata alustada algusest, on ju. Aga lihtne põhimõte on see, et päike teeb aastaga ringi peale, liigub läbi 64 heksagrammi, igas heksagrammis on vähem kui päeva, igal päeval on oma kvaliteet, igal väraval on oma kvaliteet, oma valguse varju pool, meil on võimalik kogeda nii valguse kui varju poolt, nende 6 päeva vältel meil on võimalik näha, kuidas teised inimesed täiega teevad sama protsessi läbi, meil on võimalik kogu selles hulluses säilitada strateegia autoriteet tasakaal, leida seal võimalusi, õppida midagi enda kohta ja luua. Ja toetada üksteist sellel teekonnal, mis mulle endale kõige rohkem elevust pakub, on, et kuna nüüd on uus ajastu ja need, kes igatsevad Helenat võib-olla Zoomis või tahaksid Helenat näha, siis sellel teekonnal saab olema üks väga suur kirss tordil, mis pakub palju elevust, et seal samas kogukonnas on võimalik siis esitada Helenale küsimusi ja võib-olla korra kuus näeb siis Helenat Zoomis ja ta saab vastata küsimustele otse. Et see on see koht, kus saab siis Helena käest otse asju küsida. See vastamine on tegelikult miski, mida mulle meeldib kõige rohkem teha. Mul on alati küsimused kõige rohkem meeldinud ja ma olen kuidagi, tõenäoliselt ma ei ole ainus, kes on märganud, et Zoome pole viimasel ajal eriti palju toimunud. Seal on päris mitu põhjust. Et üks nendest on see, et ma tegelikult ise tunnen ka, et kuidagi see ajastu on kuidagi nagu hakanud vaikselt minu jaoks, see peatükk on läbi saanud, on ju. No, kollektiivselt tasemel asjade tegemise ajastu hakkas. Ja samas mulle nii meeldivad need Zoomid, sest nad kuidagi nii laevad ja nii sütitavad ja mulle täiega meeldib see jagamise pool ja ma väga tahan proovida, et mis saab siis, kui näiteks ongi, et me korra kuus teeme nii-öelda siis kogukonna, siis see on täiesti uskumatu, mul on nii svõrr öelda nagu kogukond, sest et ma ei ole nagu mitte kunagi nagu ever in my life. Toetav kogukond, sest see, millest me rääkida tuleb, ise tunneme sellest et puudust, et me saaks jagada ja nagu heast kohast ja üksteise meelde tuletada. Et see on olnud hästi-hästi oluline. Üksteise päästamine. Et just nimelt see, et come on, okei. Vahet ei ole, praegu on nii, see möödub, on ju. Ei no, võid korra vingu natuke ära ja liigu edasi. Seal eraldi nurgas. Aga et sa jää kinni sinna, vaata, sa jää sinna ohvri rolli, et jah, sa võid ennast välja elada, aga sa tõuseb püsti ja lähed edasi. Jah, see vist on üks nagu selline minu eripära olnud, et ohvri rollist on nagu lükatakse vaikselt niimoodi, et kuule. Oma elu elama. Jou, nii kõik.
siruta tiivad, on ju. Et jaa, et mulle täiega, ühesõnaga ma olen täiega öelnud jaa sellele ja ma usun, et see info tõenäoliselt maganud ennast vahepeal paar ööd korralikult välja, panen selle kirja, tõenäoliselt sinuni jõuab see täpselt samal hetkel, kui sa seda videot näed. Ma usun, et sellel hetkel, kui sina seda videot näed, on see info juba olemas. Kui see sind kõnetab, siis lisainfo leiad kodukalt, tõenäoliselt paneme lingi ka sinna alla kirjeldusse ja siis mulle tundub praegu, et me jätame ta lahtiseks kuni uue aasta alguseni ja siis võimalik, et jaanuarist läheb uks lukku aastaks. Aitäh sulle, Helena, et sa jagad ja oled nii julge ja inspireeriv, et sa inspireerid ka teistel oma teed käima. Ja kui sina tahad ka, Helena, uut raamatut lugeda, mis on mõned 493 lehekülge. Ma võin nagu kiita praktiliselt, et väga mugav on lugeda, kuna ma olen suur lugeja, teil on hea käes hoida, püsib lahti, täpselt parajalt ei ole nagu, ei pea kuskilt siit vahelt neid otsima, et ühesõnaga praktiliselt on ka väga hea ja tarbitav, nagu Helena on praktiline inimene. Et kui sa liitud kanaliga, siis järgmine osa loosime välja raamatu. Aitäh teile kuulmast ja vaatamast, näeme järgmine kord. Aitäh sulle.